Kuulajad, Kadri, kas sa kuuled mind? Mina kuulen väga hästi. Suurepärane ja ma loodan, et kõik peaaegu 100 kuulajat, kes meid juba kuulamas on, kuulevad meid ka hästi. Mina olen Katrina Laks, Migreventioni üks asutajatest ja tegevjuht ja meiega on täna Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteneuroloog Kadri Saare. Et sellisel nädalal, nagu see nädal on, kus meid neljapäeval ootab ees tarkuse päev, rääkida huvitavast teemast nagu peavalu ja lapsed. Kadri, ma annaksin hea meelega sõna sulle lühikeseks enesetutvustuseks ja seejärel ettekandeks teemal, kuidas migreen lapseeas samamoodi võib mõjutada. Me oleme rääkinud aasta jooksul mitmetes webinarides sellest, kuidas migreen mõjutab täiskasvanud, kuid ometi mõjutab ju lapsi ka. Ning seejärel on meil hulk aega küsimusteks ka. Nii et kuulajad võivad julgelt oma küsimusi nii chati kui küsimuste vastuste nupu kaudu meile esitada. Tere kõigile. Natukene kummaline on, et ma oma kuulajaskonda ei näe, aga Katrinaga me siis niiviisi siin üksteist saame kenasti vaadata. Täna ma siin teie ees olen siis peamiselt oma laste neuroloogi rollis, kui ka ise peavalu haigena erinevate peavalutüüpidega olen ka kimpus olnud. Kui minu peatselt 2-aastaseks saavad pojalt lasteaias küsitakse, et mida emme teeb, siis ta tõenäoliselt vastaks, et pikutab. Miks see oluline on, sellest räägime natuke hiljem, aga võib-olla, et kui ta saab natuke suuremaks ja kirjeldab siis minu teist töövaldkonda, siis ta saaks öelda, et emme laseb inimestesse elektrit ja torgib neid nõeltega. Tegelen siis sellise uuringuga nagu elektroneuroomyograafia. Aga peavaludega elekter on päris tihedalt seotud. Et see, mis meie peas siis toimub, üks suur ja pidev elektrilaengute vallandumine ongi. Lapse ja peavalud laias laastus on sarnased täiskasvanu ja peavaludega. Neil kindlasti on oma iseloomulikud jooned ja põhiliselt jaotatakse nad siis kahte. On esmased peavalud ehk siis peavalud haigusena iseeneses ja teisesed peavalud ehk peavalud mingisuguse muu põhjuse tagajärjel. Teisestest peavaludest kahtlemata kõige sagedasem on ägeda haigusega seotud valu, ägeda palavikulise nohuköha haigusega. Sellise haigusega seotud peavalu kindlasti ei viita sellele, et näiteks lapsel oleks põsekoopa põletik, vaid et peavalu on lihtsalt nii sage kaebus. Täna meil väga palju aega ei ole, kõigest rääkida ei jõua. Räägin siis migreenist, natukene tema kahest alavormist, aga väga palju sellest, mida ma puudutan ennetuse osas, mida me saame ise ära teha, kehtib tegelikult kõikide peavalude suhtes. Kohe alustuseks tahtsin rääkida nendest juhtumitest, mille puhul peaks arsti poole pöörduma pigem varem, kui et rahulikult eestlaslikult kodus istume, mõtleme, et ei tea, äkki ikka ei pea minema ja nii edasi. Et kui lapsel tekib tugev peavalu pärast peatraumat, kui tal esineb äkki tekkinud elus esmakordne peavalu, millega kaasnevad teised sümptomid, oksendamine, mingit laadi nägemismuutused, kui ta ei saa kaela korralikult painutada, kui lapse käitumine peavalu ajal on ebatavaline või kui ta on ebatavaliselt loid, liigselt loid tavalise haiguse kohta, kui ta ei suuda korralikult püsti seista, see oleneb siis lapse vanusest, aga üldiselt, kui ta esineb tasakaaluhäire, selline kergesti kukkumine või taaruv kõnnak ja kui lapsel tugeva peavaluga kaasneb palavik. Et nendel juhtudel me siis peame mõtisklema selle üle, kas tegemist võiks olla näiteks kesknärvisüsteemi põletikuga või siis mingisuguse muu koljusisese murega. Et inimesed, kellel on migreen, nende esimese 3 sümptomiga kindlasti mõtlevad, et aga ma ei pea iga kord minema, aga siiski on see, et kui see juhtub esimesel korral, et meil ei ole seda varasemat kogemust, et see läheb mööda,
sellisel juhul peaks vähemalt oma perearstiga rääkima. Siis kindlasti tuleb tähelepanu pöörata sellistele peavaludele, mis esinevad vara hommikul või äratavad last unest, et see on ka üks peavalu märke ning arsti, kindlasti oma perearsti peaks külastama väikelapsega, eelkooliealise lapsega, kellel esinevad korduvad peavalud. Seal ei pruugi olla ühtki tõsist haigust, aga et natukene siis välja selgitada, millega on tegemist. Siis migreenist natukene numbrites. Migreen on sage haigus. Migreen on sage haigus ka lastel. Migreen on sagedasem haigus, kui me võib-olla võiksime mõelda. Väikelapseeas ja nooremas koolieas on migreeni poistel ja tütarlastel umbes sama palju. Mõningatel andmetel poistel isegi rohkem, aga alates puberteedieast tekib selge tütarlaste ülekaal migreenihaigete hulgas, mis siis püsib täiskasvanueani välja. Migreen ei ole pärilik haigus selle otseses mõttes, aga migreenil on äärmiselt tugev perekondlik eelsoodumus ning igal reeglil on ka erand, et migreenil on üks suhteliselt harva esinev alavorm, mille puhul on ka sellist konkreetset pärilikkust ja näidatud, leitud kindlad geenid, mille mutatsioonid võivad seda tekitada ja see on hemipleegiline migreen. Ehk siis selline migreen, millega kaasneb tõeline jäsemete nõrkus ehk siis halvatus. Ja võib-olla üllatusena tuleb ka see, et 5% migreeni põdevatest lastest on esimene migreenihoog väiksema nagu 5 aastat. Siis me võib-olla ei oska sellest veel niimoodi mõelda, et need hood võivad jääda harvaks, aga et tagasivaatavalt neid patsiente on siiski leitud, et päris suur osa tegelikult algab juba väikestel lastel. Aga et veel kord meeldetuletuseks, et nii väikesel lapsel tugeva peavaluga ikkagi peab arsti poole pöörduma. Paljud tõenäoliselt küsivad endalt, aga miks minuga see niimoodi on juhtunud, et miks minu lapsel migreen on, miks mul endal migreen on. Ja see aus vastus on see, et ega me tegelikult ei tea. Me ei ole veel suutnud seda päris algset põhjust välja selgitada, et miks just need inimesed. Aga mida me teame on see, et inimesel, kellel on migreen, on väga tundlik aju. Ja see aju on tundlik erinevate keskkonnafaktorite suhtes kui ka sisemiste faktorite suhtes. Rohkem siin migreeni patofüsioloogiast ma teile ei räägi, ehk siis sellest, et kuidas ja mis täpselt see migreenihaigus siis on ja molekulidest ja nii edasi. Aga et migreenihooge siis uurides väga süvitsi on siis leitud, et sellist 3 ajupiirkonda on olulised migreenihoo tekkimisel ja püsimisel. Et siis kuklasagar, kus asub meie põhiline nägemiskeskus, siis on hüpotaalamus. Ma loodan, et te näete mu hiirt. Mis on siis meie eluliselt tähtsate funktsioonide kontrollkeskus, näiteks hüpotaalamus kontrollib meie kehatemperatuuri, südamelöögisagedust ja nii edasi. Ning siis on kolmiknärvi ja taalamuse närvivõrgustik, mis siis annab oma juhtmeid ka kõrgemale ajukoorde. Kolmiknärvist tõenäoliselt olete võib-olla kuulnud, aga siis taalamus on meie aju siis kõikide tundefunktsioonide sisendkeskus, et igasugune tundmist ja maailma tajumist ja ise just ümbritsevat tajumist, nii siis silmadega, siis näiteks nahaga, kogu see informatsioon, näiteks ka meie tasakaalu kohta, jõuab taalamusse ja annab siis edasi infot siis kõrgematesse struktuuridesse. Migreenihoo kulust, et nagu enne põgusalt oli juttu, siis migreeni 2 tavalisemat vormi on siis auraga migreen ja ilma aurata, et kui me inimesel ilma aurata migreen, et kustutame lihtsalt selle kollase tulva sealt vahepealt ära. Aga muidu see hoo üldine kulg ja käik on sarnane täiskasvanu migreeniga. Selle erandiga, et kui täiskasvanu migreeni diagnoosimiseks
tema valuhoo kestus ilma ravita peab olema minimaalselt 4 tundi, siis lastel on nii-öelda lubatud see, et nende valu võib kesta lühemat aega. Et kokku lepitud siis rahvusvahelises peavalu klassifikatsioonis on see 2 tundi, aga et osa peavaluspetsialiste arvavad, et see võib olla isegi 1 tund ning mitmetel lastel, kellel on hilisemas elus kujunenud nii-öelda selline tüüpiline täiskasvanu migreen, on need valuhood alguses kestnud ka ainult mõnikümmend minutit. Ehk siis midagi ei ole nii-öelda täielikult absoluutset. Siis millest võib olla need inimesed, kes migreeniga isiklikku kokkupuudet ei oma, võib-olla ei ole nii kuulnud, on see, et lisaks migreenile, et migreenist enamasti mõeldakse kui ainult peavalust. Et migreen on lihtsalt üks hästi tugev peavalu, mille ajal inimene ta ilmselt oksendab ja tal on väga paha olla, aga mis siis ikka. Aga et migreen ei ole lihtsalt migreen. Et migreen ei ole lihtsalt peavalu, vaid siis, et nendel inimestel, kellel on aura, on selline väga omapärane sümptomite kompleks, aga migreen lisaks sellele, et ta võib inimeselt võtta 3 ööpäeva valuga, muudab tema tundmist, käitumist ka enne ja pärast seda valuhoogu. Siis migreeni eelsümptomeid nimetatakse siis prodroomiks ja järelsümptomeid postdroomiks. Ja inglise keeles on kasutusel eelsümptomite kohta, aga siis selline väljend nagu premonitory phase. Kõige sagedasemad just lastel esinevad sümptomid siis migreenihoo eelselt on väsimus ja ärrituvus ja siis nad on nii-öelda sellise haige olekuga. Nad näevad välja nagu haige laps. Nii enne kui pärast peavalu teket lapsed kirjeldavad, et neil on raskused mõtlemisel, mõte on selline aeglane. Nad ei taha hästi süüa, võib-olla iiveldab, aga samas võib esineda seda, et neil isutab mingite kindlate asjade järgi. Peavalu järgselt kõige sagedasem sümptom, mida kurdetakse, on suurenenud janutunne ja selline üldine unisus ja uimasus. Ja peavalu järgselt ka silmade valulikkust lapsed kurdavad. Siis, mida esineb siis rohkem teismelistel ja täiskasvanutel, üks selline kummaline sümptom on see, et inimesed enne migreenihoogu hakkavad sagedasti haigutama. Ja paljud kurdavad ka seda, et sellist kaelapiirkonna valulikkust või tundlikkust. Ja on mingi osa inimesi, lapsi kui ka täiskasvanud, kelle migreenihoo eelne enesetunne on väga hea. Et kas just eufooria, aga et enesetunne on väga hea. Et näiteks minu tädi ütleb, et kui ta tunneb seda, et tal on väga hea olla, siis ta teab, et tal järgmisel päeval hakkab pea valutama. Küsimus on, mis minuni eelnevalt jõudis, et kuidas me aru saame sellest, et lapsel pea valutab. Suuremad lapsed oskavad meil ise öelda seda, et neil valutab just pea ja oskavad meile numbrilisel skaalal öelda, et kui kõvasti pea valutab. 0 on siis see, et pea ei valuta üldse, kõik on hästi ja 10 on maksimaalne ettekujutatav valu. Et seda 10 pallile vastavat valu mõne koha peal kirjeldatakse kui sellist valu, mis on nii tugev, et inimene selle tõttu kaotaks teadvuse. Aga me peame siiski arvesse võtma, et valu on subjektiivne. Ehk siis see 10 tähendabki sellist valu, mis selle konkreetse lapse teismelise või täiskasvanu jaoks on kõige tugevam valu, mida ta üldse suudab ette kujutada. Siis lasteaialapsed ja nooremas koolieas lapsed sagedasti päris suurel hulgal oskavad sealt nägude pealt näidata, et kuidas nad siis peavalu ajal ennast tunnevad, et kas kõik on nagu kenasti või on siis ikkagi väga tugev valu. Need lapsed, kes ei oska öelda seda, kui tugevalt neil pea valutab või nad ei oska näidata või nad ei taha, et nende puhul me siis valutugevuse hindamisel loodame nendele inimestele, kes seda last on valu ajal näinud. Et kui arstina, siis eelkõige siis lapsevanemate peale. Seda, et lapsel valu ei ole, sellest me saame tavaliselt aru. Kui lapsel on nõrk valu, siis see tavaliselt on sedamoodi, et laps on nagu ütelnud või märku andnud, et tal valutab, aga ta ei katkesta oma tegevusi, ta mängib edasi. Mõõdukas valu on selline, mis paneb lapse mingisuguseid tegevusi katkestama. Tavaliselt on need rohkem sellised füüsilise aktiivsusega seotud. Näiteks, et laps ei taha õues mängida või joosta
aga et ta võib kas toas puslet panna või raamatut vaadata. Tugev ja väga tugev valu on selline, mis katkestab kõik tegevused, ehk siis see on selline laps, kes oma peavalu tõttu on voodis. Milline on migreeni peavalu? Mis teda eristab siis teistmoodi peavaludest? Et kui migreen ei ole ainult peavalu, mis ta siis on? Juba 20 aastat tagasi tehti selline uuring, kus uuriti siis peavaludega lapsi, paluti neil joonistada oma peavalu. Neil paluti siis oma joonistuses vastata järgnevatele küsimustele. Et milline on sinu peavalu? Milline su peavalu on, et kuidas su pea valutab ja kas sul peavalu ajal on ka mingisugused muud asjad, mida sa saaksid meile joonistada. Et ühe väikese inimese käest võib-olla ei ole mõtet küsida seda, et kuule Mari, et kas sul on pulseeriv peavalu? Ta ei oska seda meile öelda, kas tal on pulseeriv peavalu, sest ta võib-olla ei teagi, mis see pulseerimine üldse on. Aga ta näiteks oskab meile ütelda või joonistada seda, et tal on selline tunne, nagu keegi lööks talle haamriga pähe. Või siis üks natukene suurem noormees joonistas seda, et temal on peavalu ajal selline tunne, nagu keegi mängiks tema peas trummi. See neiu on meile joonistanud siis ka peavaluga kaasnevaid sümptomeid. Kui temal pea valutab, siis tema ei taha paljusid helisid ega valgust. Ning ta on ära märkinud ka selle koha, kust kohast tal pea valutab. Siin on siis üks teine erinevus, mis on täiskasvanu ja tüüpilise migreeniga. Siis klassikaliselt on ühepoolne. Lastel, mida väiksemad lapsed, seda suure tõenäosusega on valu kahepoolne. Päris pisikestel lastel sellises eelkoolieas siis kahel pool otsmikul ja natuke suurematel, siis ütleme nooremas koolieas, siis kahel pool oimukohtadel. See pilt tõenäoliselt väga seletust ei vaja, et see noormees on siis joonistanud seda, et temal on peavalu ajal süda paha. Siis klassikalised migreeni sümptomid tulevad nendelt joonistustelt kõik kenasti välja, et see on siis tugev peavalu, mille tõttu laps on voodis, on see sellise pulseeriva või siis taguva iseloomuga. Lapsed ei taha sellel ajal valgust ega paljusid helisid, nad on valguskartlikud ja helikartlikud. Päris pisikesed lapsed, kes seda ise ei oska öelda, nende puhul me siis saame sellest aru ka käitumise järgi, näiteks nad paluvad, et tuli ära kustutataks või nad lähevad teki alla peitu ja tahavad, et kõik oleks tasa. Et ei raadio ei mängiks, et televiisor ei mängiks, et õed-vennad kõva häält ei teeks ning iibeldus ja oksendamine siis väga klassikalise migreeni sümptomina ka. Migreeni peavaluga lisaks siis nendele tüüpilistele sümptomitele lastel võivad kaasneda ka mitmed muud sümptomid, mis on siis meil eelnevast ei ole vahest veel ära unustanud, et see kolmiknärv on migreeni peavalu puhul päris oluline struktuur, et just kolmiknärvi toimetamise alas silmade poolt võib siis esineda pisarate voolu, mis ei ole nutt, vaid nii-öelda spontaanne pisarate vool, et pisarad ise tulevad, silmavalged võivad punetada, võib juhtuda seda, et silmalaud on sellised nagu unised alla vajunud, silmapiirkond võib olla paistes ja mis just väiksemate laste puhul tuuakse välja, et nad hõõruvad silmi just kui oleks mingit puru silmas, et see ei ole siis silmapõletikust tingitud, vaid ongi lihtsalt migreenihooga seotud sümptom. Võib esineda seda, et ninast hakkab miskit välja jooksma või selline kõrvade lukustunnet, mis on ka näiteks võib-olla migreenihoo eelselt ja siis lapsed võivad olla näost sellised punetavad, õhetavad. Nii, siis auraga migreenist ehk jõuame selle aura faasi juurde. Mis asi siis aura on? Et aura on üks järk-järguliselt tekkiv sümptomite kompleks ja need sümptomid on siis sellised, mis puudutavad siis maailma ja iseenda tajumist. Et kõige sagedasemad aurasümptomid on visuaalsed ehk nägemisega seoses, siis on ka nahatundlikkusega seoses, võib-olla kuulmisega, näiteks seda, et tekib see kõrvakohin, võib-olla kuulmine natukene langenud. Ja siis on ka mõned väga sellised spetsiifilised aurad.
Aurat samamoodi lapsed oskavad väga kenasti joonistada. Siin üks noormees on joonistanud seda, et tema vaatevälja tekivad mingisugused täpid. See tütarlaps on joonistanud seda, et tema vaateväljas on mingisugune selline ovaalne väljalangemine, millele on siis sädelus servas ja see neiu joonistas, kes pisikestelt ekraanidelt vaatavad, et on ta siis joonistanud sellised väikesed nõelakesed oma näkku. Ja et kui te seda ka vaatate, et see on väga selgelt, on ta tõmmanud joone, et see esineb ainult ühel pool. Klassikaliselt aura sümptomitest vähemalt üks peab esinema ainult ühepoolselt ja sageli just need tundlikkusega või nahatundlikkusega sümptomid esinevad ainult ühepoolselt. Selles kõige klassikalisemas peavalu vormis tekib valu pärast aurat, aga on ka päris palju inimesi, kellel tekib peavalu juba auraga koos. Aura ei tohiks kesta kauem kui 60 minutit klassifikatsiooni järgi ja ta peab olema selline järk-järguliselt tekib. Mõni siis ühtedele sümptomitele lisanduvad teised ja aura minimaalseks kestuseks loetakse 5 minutit. Et see, kui korraks ilme ees midagi nagu välgatab või miskit värvilist kusagilt paistab, et see ei ole aura. Et siis 5 minutit kuni 60 minutit on klassikalise aura kestus. Kuid samamoodi ka selle reeglil on erandid, sest päris paljud täiskasvanud kirjeldavad oma aura sümptom pikema nagu tund. Miks me selle tunni peale, miks seda rõhutatakse, on see, et kui nende sümptomite taga on miskit muud, ehk see ei ole migreen, et siis on, ja see juhtub esimest korda, nagu ka enne mainisime, et siis tuleb ikkagi ka arsti poole pöörduda, et siis võivad olla teised põhjused selliste tundmuste taga. Nii, nüüd ma väga loodan. Mike, are you listening to me? You look dazed. You're not getting a migraine, are you? Look. Oh, Mike, we are leaving for Massachusetts tomorrow. You can't get a migraine. Et see video siis kujutas just kõige klassikalisemat nägemisaurat, ehk see on siis järjest laienev pimeda või siis selline pime ala vaateväljas. Ta tavaliselt ei ole küll nagu täiesti must, või pigem siuke nagu hall või selline nagu mattklaasi tüüpi, mida nimetatakse skotoomiks. Ja tema ümber on siis, mida inimesed kirjeldavad erinevalt, joonistavad erinevalt, siis selline värelus, värviline, seda on nimetatud ka selliseks kaleidoskoobi tüüpi valguseks. Ja see võib olla nii ühepoolne kui ka siis kahepoolne. Ja mida siin veel siis märkida, et aura sümptomid on 2 tüüpi ja peaks esinema need mõlemad. Et aura sümptomid võivad olla negatiivsed, ehk siis see, kui midagi kaob ära, ja aura sümptomid on positiivsed, ehk kui midagi tuleb juurde. Siin on siis see, mis kaob ära, on osa meie nägemisväljast mõneks ajaks ja see, mis tuleb juurde, on siis midagi sellist, mida seal maailmas tegelikult olemas ei ole. Siis tundmise aurat, sensoorset aurat on pildis keeruline või videos ei olegi võimalik paremini näidata, kui see neiu seal oma neid nõelu näos joonistas. Et need tunded võivad olla siis erinevad, kes kirjeldab seda sipelga tundena, kes kirjeldab seda nõelte tundena. Need on siis positiivsed sümptomid ja negatiivsed sümptomid tundmise aura juures on siis see, et kui tunne kaob ära, ehk siis tekib tuimus. Ja siinkohal on siis, mis on nagu neuroloogidele oluline, et just teoses selle seisundiga, mida ma eelnevalt põgusalt mainisin, see hemipleegiline migreen ehk siis halvatusega migreen, on aru saada sellest, et kas siis lapsel või noorukil on tuimus või tõeline nõrkus. Et väike laps või tegelikult ka suuremaks ei pruugi nagu osata selgitada seda, et mida see tähendab, et ta ongi, et käsi nagu tundub nõrk või käsi ei tundu enda oma. Aga näiteks siis seda, et kas sellel ajal, kas on see, et kas ta saab oma kätt või jalga liigutada, näiteks kas ta suudab midagi kätte võtta ja seda seal hoida.
et paljud inimesed kirjeldavad just seda tundetust kui sellena, et käsi on nõrk. Well, a very, very heavy debatation tonight. We had a very Darrison, but let's go to Terrace and look for the head of the pit. Et selle video puhul ei pea isegi olema inglise keele oskaja, et aru saada, et midagi nagu läks väga viltu. Ja siis sellel naisterahval esines siis migreeni kõneline või siis verbaalne aura, et sõnad ei tulnud korralikult välja. Kui ta pärast seda episoodi ise kirjeldas, siis oli see, et ta ütles, et ta sai aru, et midagi on valesti, et need sõnad tema peas olid olemas, aga need lihtsalt ei tulnud üle tema kuulte. Ja lisaks esines ka tal selliseid nägemisega seotud nägemisaurat, et kui ta vaatas oma märkmeid enne seda, kui ta pidi eetrisse minema, et siis paberi peal nagu asjad olid valesti. Ja kuna temal varasemalt ei olnud sellist asja olnud, et siis tema põhimõtteliselt esimene auraga migreeni hoog oligi siis Ameerikas otse-eetris olles. Ka mina isiklikult olen sellist sümptomaatikat kogenud ja see on päris hirmus, selline äraoleku tunne, et kus ma siis nüüd olen, et kõik kui peas on korras, aga välja midagist ei tule. Ja edasi siis sellest, et mida me siis saame teha ja ette võtta. Et see on üks koomiks, mis mulle alati meelde tuleb järgnevast teemast rääkides. Tegelikult see kehtib ka peaaegu et kõikide haiguste suhtes. Kahjuks ma ei tea, kes selle koomiksi originaalautor on. Aga siis mida inimesed, kellel on migreen, ei saa muuta, on see, et neil migreen on. Aga mida me saame muuta, on see, et kui sagedasti meie pea valutab. Ja selleks siis ma loodan, et mitmed praktilised soovitused järgnevaks ka. Peavalu ennetus lastel minu jaoks koosneb 5 olulisest alussambast, millest ütleme nii, et füsioloogiliselt tõenäoliselt kõige olulisem on uni, mis aitab meie ajul puhata ja ennast taastada. Aga kõik need ülejäänud selleks, et meie aju oleks rõõmus ja sellega, et me ka ise oleks rõõmsad, on samamoodi väga olulised. Kui me nüüd ennetuse pöörame teistpidi, siis me jõuame vallandavate faktoriteni, et kes ja kellele kuidas meeldib rääkida. Et migreeni siis vallandavatest faktoritest või soodustavatest faktoritest ingliskeelses kirjanduses triggerid. Elustiil on kõige tähtsam. Elustiili alla me võime panna praktiliselt kõik: uni, toitumine, füüsiline aktiivsus. Et see on üks selline suur vihmavari, mis võtab enda alla palju asju. Hormonaalne tasakaal, eriti siis tütarlastel, naisterahvastel. Et lisaks sellele, et migreen on enamasti tütarlaste ja naiste haigus, alates teismelise east, et esineb siis ka neid neiusid ja naisi, kellel on näiteks menstruatsiooniga seotud migreenid. Emotsionaalne tasakaal, pinge, mis esineb ka lastel. Kõrgenenud vaimne pinge viimase paari aastaga COVID-i tingimustes just väga palju põhjusena aktuaalsemaks muutunud. Ning erinevad keskkonnafaktorid, mille suhtes inimesed on erineval määral tundlikud. Ja üks üldine printsiip, mis võiks meelde jääda, on see, peavalu armastab ebaregulaarsust. Ja kuidas me tema vastu võidelda saame, on see, et me teeme asju regulaarselt. Mida ma tahaksin rõhutada, on see, et nende peavalude, siis migreeni peavalude vallandajate mõju ei ole selline, et me saame öelda, et mingi nendest asjadest on migreeni põhjus, vaid et nad mõjuvad niiviisi koostöös, kuhjuvana, kumulatiivselt. Et näiteks puhanud seisundis inimene talub stressi palju paremini või siis näiteks pingelist tööd või siis eksamiperioodi, aga et kui sellele pingutusele lisandub see, et ta on näiteks 2 nädalat korralikult magamata, et siis migreeni vallandamise lävi tuleb madalamaks ja migreen tekib kergemini. Siis
Nendest 5 sambast alustaksin ma siis endale kõige südamelähedasema ehk lugelemisega, mis on päris palju tähelepanuta jäänud, mulle tundub viimasel ajal. Lugelemine või siis jokutamine, nagu mina armastan seda kutsuda, või molutamine, nagu üks minu teine kolleeg ütleb, või siis see, et lapsel peab olema lihtsalt võimalus olla laps, peab tegelema oma asjadega. Aga molutamine ei tähenda tingimata ekraani aega. See tähendabki selliseid mitte midagi tegemist ja tegelemist nende asjadega, mis siis endale huvi pakuvad. Lugelemise alla tahaksin tuua ka siis selle lõõgastuse ehk siis stressi maandamise osa, mida me saame toimetada tegelikult ka juba päris pisikeste inimestega. Et siin all toodud lingil on väga mitmeid toredaid videoid sellest, kuidas lõõgastuda, teha hingamisharjutusi, teha selliseid lihaslõõgastusharjutusi ja siis ka natukene teadveloleku harjutusi. Ja siis kiiresti korra saame seda Nii, uni on äärmiselt tähtis, et ta oleks kosutav ja piisav. Mõned praktilised ja siis üks oluline asi unehügieeni osas on see, et peaks vältima sellist nädalasisese ja nädalavahetuse režiimi erinevust. Et nädalavahetusel ei tohiks tõusta rohkem kui tund aega hiljem nädalasisesega võrreldes. Et päris paljudel noorukitel on see migreeni provotseeriv faktor, et nädalavahetuse sellise unepuuduse foonil magatakse nädalavahetusel kaua ja siis näiteks terve pühapäev tuleb peavaluga. Vedeliku tarbimisest põhiline jook olgu vesi, kaloreid sisaldavad joogid sobivad toidu kõrvale, kofeiini, spordijook ja alkoholi soovitan täielikult kõrvale jätta. Ja siis üks praktiline soovitus ka, nüüd muidugi saabus meil äkitselt sügis, aga selliste kuumade ilmade jaoks, et kui lapsed aktiivselt mängivad, siis väiksemad lapsed või teevad sellise kuumaga sporti, peaks neile pakkuma ikkagi sagedasti juua. Toitumine. Migreeniga inimene, laps või nooruk ei vaja eridieeti, aga ta vajab seda, et regulaarselt sööks. Et paastumine või siis pikemat aega mitte söömine ja toidukordade vahele jätmine on toitumisega seotud kõige sagedasem migreenihoo vallandaja lastel. Siis hommikusöök võiks olla valgurikas ehk kõht püsib kauem täis ning lastearstide soovitus on siis see, et D-vitamiini võiks juurde manustada sügisest. Selle slaidi juures ma tahaksin uuesti rõhutada seda viimane tilk sinna klaasi. Ükski toit ei ole migreeni põhjustav faktor, vaid nad on sellised, mis võivad migreenihoogu vallandada teiste faktoritega koostoimel. Aga et šokolaad ja kauelaagerdunud juustud on need, mis kirjanduses kõige rohkem välja tuuakse ning siis sellist toidulisandit nagu naatriumglutamaat sisaldavad toidud. Naatriumglutamaat on selline siis lisand, mis tekitab toidule umami maitset ehk siis seda nii-öelda viiendat maitset. Seda kasutatakse siis Hiina toidus, erinevates valmistoitudes ja kiirtoitudes. Et selles osas siis tähelepanelik olla. Füüsiline aktiivsus. Soovitus väga lihtne. Iga päev vähemalt tund aega teha midagi sellist, mis ajab kergelt higistama ja natuke hingeldama. Ning lisaks 3 päeval nädalas peaks siis tegema selle nii-öelda mõõduka füüsilise tegevuse asemel sellist, mis ajab tugevalt hingeldama ja südame ikkagi peksma. Ja lisaks siis ka sellised tegevused, mis tugevdavad luid ja lihaseid. Laste puhul on see lihtne, nad hüppavad sageli üles-alla, mängivad keksu, mängivad jalgpalli, mängivad korvpalli. Ja ekraanid. Mis nendega teha? Sellised selged soovitused tegelikult on ainult pisikestele inimestele. Et Ameerika lastearstide akadeemia ei soovita ekraani aega üldse alla 2-aastastele lastele. Selle erandiga, et ainult videokõnedeks siis pereliikmete ja tuttavatega. Ja eelkoolieas peaks ekraani aeg jääma kindlasti alla 2 tunni, palju soovitusi on ka see, et alla 1 tunni. Peamine probleem, mis ekraanidega seoses tekib, on silmade väsimuse sündroom, et meie silmad ei ole mõeldud nii pikaaegseks lähedale vaatamiseks. Tekivad probleemid siis silma kohandumisega siis lähedale ja kaugele vaatamisega, mis
kergesti soodustab peavaluteket. Sinist valgust otseselt peavalutekkega ei seostata, mis sealt ekraanidest tuleb, aga sinine valgus selgelt häirib unerütmi, ütleb ajule, et ei ole veel aeg magama minna ja siis hilisõhtune une edasi lükkamine soodustab siis unetust ja selle kaudu peavalust. Siis ennetusest jõudsime siis konkreetselt ravi juurde, et migreeniravi jaotub 2 osaks, hooravi ja migreenihoogusid ennetav ravi. See lause ühest mul hiljuti loetud laste peavalude teemalisest raamatust oli mulle väga südamelähedane, et igasuguse peavalu esimene printsiip ei ole mitte see, et millist rohtu ma hakkan inimesele kirjutama, vaid just see, et seda last ja tema vanemaid on siis ära kuulatud, mõistetud ja nende mured teadmiseks võetud. Migreenihoo ravi püramiid on siis ägeda migreenihoo ravi on 3-astmeline sellise suukaudse ravi osas ja edasi juba haiglaravi, millest ma täna ei räägi. Aga üldiselt, mida me saame siis veel teha, on see, et laps panna vaiksesse ja jahedasse ruumi. Paljud tunnevad leevendust sellest, et kui on jahe lapp otsa ees, hoo ajal pakkuda ikkagi juua, aga väikeste lonksude kaupa, et see ei provotseeriks hipeldust ja oksendamist ning valuraviks kasutada siis apteegist ilma retseptita kättesaadavat ibuprofeeni ja paratsetamooli. Ja juhin tähelepanu, et lastel käib ravimite manustamine kehakaalu mitte vanuse järgi. Järgneval 2 slaidil, mida te saate kodus ise täpsemalt kodeerida, andsin siis need annused ja manustamise osas muu olulise info ning ka ühe näite siis välja mõeldud 23-kilosest lapsest, kellele siis erinevas ravivormis võib ravimeid manustada. Ja et kuidas siis seda annust siis sealt ikkagi kätte saada ja millega siis tuleb korrutada, kuidas tuleb jagada. Migreenihoogude ennetamine on selle püramiidi kõige laiem osa elustiil, see, millest me juba rääkisime. Kui inimesel on tekkinud sellised peavalud, millega nad ise hakkama ei saa, siis ilmselt arsti poole pöördub, kui tõenäosus on see, et neuroloog ei ole mitte see inimene, kes teda kõige rohkem aitab. Et neuroloog võib selle diagnoosi panna, aga et see abi, mida on näidatud laste ja noorukite peavalude puhul, pigem tuleb just elustiili muutusest, tuleb psühholoogilisest abist. Kui on ikkagi siis kas lapse, pere soov või siis ka tugev vajadus ravimitega ravi järele, siis esimene ravimitega nii-öelda suukaudse ravi etapp võiks siis olla mõningad toidulisandid ning siis juba ravimiravi osa on kaunis sarnane täiskasvanute puhul. Mis migreenihooga ennetav ravi puhul on oluline teada, et see ravi on igapäevane, välja arvatud ühel erijuhtumil, mis on siis selgelt menstruatsiooniga seotud migreen, kus ravi kasutataksegi mõni päev enne oodatavat menstruatsiooni ja siis mõni päev pärast. Ja lõpetuseks on peavalupäevik. Peavalupäevik on iga korduva peavaluga inimese kõige suurem sõber ja ta on ka arsti kõige suurem sõber. Ehk siis korralikult peavalupäevikut täites saab inimene aidata iseennast ja saab aidata arsti. Arsti siis eelkõige sellega, et diagnoosida, millist tüüpi peavalu inimesel on, kas tal on üks peavalu või tal on hoopis mitu peavalu sündroomi. Selle järgi siis teha raviotsuseid. Ja teine asi, millega inimene aitab iseennast, on see, kui ta suudab välja peilida ja nuuskida neid faktorid, mis tema peavaluhoogusid esile kutsuvad. Erinevaid äppe ja vorme paberil on mitmeid. Inimene saab endale täpselt selle sobiva valida. Mida ma kindlasti soovitan teha, on see, et võimaluse korral märkida ära ka unetunnid, sest sealt sageli joonistuvad välja ka sellised üsna üllatavad mustrid või sellised mõtlema panevad. Nõnda, aga sellega ma täna siis ettekande osa lõpetan ja ootan hea meelega kõiki küsimusi.
Aitäh, Kadri. Minul oli nii põnev, nii ise pikaaegse migreeni patsiendi kui 2 tütre emana sind kuulata, et mis tegelikult kunagi mind ees oodata võib või mida vanemana lapse puhul jälgida. Aga meile on tulnud päris palju küsimusi juba ette ka ja alustan ühest otsast peale, sellepärast et meil aega küsimusteks natuke on. Kuidas selle arsti juurde kontrolli minemisega päriselt on? Et kui tegemist on kas väiksema lapse või juba teismelisega, kellel enne tugevat migreenisarnast peavalu esineb ka nägemishäireid ja kõike seda on juba korduvalt juhtunud, kas siis peaks kindlasti arsti juurde minema ja millise arsti juurde, kas peaks minema perearsti juurde või peaks minema hoopis laste neuroloogile? See on nüüd natukene 2 otsaga asi, et see arst, kelle poole pöörduda esimesena on perearst kindlasti ja siis arvestades lapse vanust võiks see järgmine spetsialist olla ikkagi laste neuroloog. Nüüd on see küsimus, et 15-aastane inimene tegelikult on juba päris suur inimene ja kui need episoodid on tõesti äärmiselt tüüpilised ning nendega ei kaasne muud, siis on küsimus seda, et kuidas neid episoode peaks ravima ja sellises vanuses inimesega tegelikult esmaselt saab toimetada ka perearst. Et mida siis nii-öelda neuroloog annab juurde, on see, et kui ei ole selgust, milliste peavaludega on tegemist ning kui on tarvis selleks, et ütelda, mis peavalu on, teha täiendavaid uuringuid. Ja ütleme niimoodi, et Eestis on ka selline praktika või tavaks olnud see, et siis seda teise astme migreeniravi alustab laste neuroloog. Perearst võib kindlasti täiskasvanute puhul täiesti vabalt treptaanidega alustada, aga et see on pigem selline tavaküsimus, või siis paljude perearstide enda soov ka, et nemad nii-öelda ei taha seda otsust teha. Et laste puhul vaatab ikkagi laste neuroloog esmalt üle. Ütleks, et nii-öelda see on puhtalt minu isiklik arvamus, et kindlasti sellised 14-aastased ja nooremad võiksid oma peavaludega vähemalt korra siis laste neuroloogi külastada. Jätame selle meelde. Kui lapsele on tehtud peavalude tõttu 2018. aastal, see on juba 4 aastat tagasi, magnetresonantstomograafia ja laps oli siis 7-aastane ja nüüd on peavalusid vahelduvalt kordunud. Kas ja kui sagedasti peaks uuringud kordama, kui üldse? Regulaarselt magnetresonants ehk MRT uuringut korrata ei ole vaja, et igasuguse kuvamisuuringu kordamise näidustus on see, et kui siis lapse või täiskasvanud inimese peavalud oluliselt muutuvad, et kui juurde tekivad teistlaadsed peavalud. Et samamoodi nagu täiskasvanu eas need asjad, mida endal ka inimesena tähele panna, et kui midagi muutub või midagi on uut hoo puhul, et siis see üles märkida ja meelde jätta ja selle puhul uuesti pöörduda. Üks märge siis ka peavalude korduvuse suhtes ongi see, et peavalud kipuvad korduma. Et see, et peavalu nüüd nii-öelda nagu tagasi tuleb, et see on pigem ootuspärane kui mitte ootuspärane. Et selliste eelteismeliste noormeestega, poisslastega võiks eeldada, et nemad täiskasvanu jaoks näiteks kasvavad oma migreenist välja, et neil neid hoogusid enam ei esine, aga pigem see, et pea mingil hetkel jälle uuesti valutab, et see on ikkagi, et seda me pigem ootame, kui et ei oota. Kui me nüüd just räägime nendest muutuvatest hoogudest ja teades, et migreen elu jooksul muutuda võib,
ja kui lapsel on aeg-ajalt esinenud migreenihood, tegemist on tütarlapsega, tänaseks 11, ja viimasel ajal esineb migreenihoo juures rohkem ka pearinglust, siis kas see pearinglus võib ka kuidagi olla migreenihooga seotud või pigem mitte ja seda peaks eraldi vaatlema? Jah, võib küll. On olemas selline eriline migreeni vorm nagu vestibulaarne migreen ehk siis tasakaalu elundiga seotud migreen, mille puhul siis ongi nii, et inimesel ja siis peamiselt lapsel, just sellisel eelteismelisel, peavaluga siis esinevad migreenoossed peavalud ja nendele lisaks esinevad tal tugeva pearingluse episoodid. Et sellise diagnoosi välja panemiseks inimene sellisel juhul see neiu võiks arsti külastada, aga et jah, see pearinglus äärmiselt suure tõenäosusega on tema peavalu seotud. Nii, võtan mõne küsimuse siit kanalist ka. Kui teismelisele lapsele ei toimi paratsetamool, aga leiab abi hoopis kodeiinist, siis kas selle tarbimisel on mingeid ohtusid? Kodeiin on nüüd opioidne valuvaigisti, mis migreeni raviks ei sobi, sest ta ei aita tegelikult. Et ma vaatan, et siin on parandus tekkinud, on solpadeiin. Kõigi ravimitega korraks värskendan oma mälu, et kas solpadeiinis oli ka kofeiini. Ja, et solpadeiin on siis paratsetamooli, kodeiini ja kofeiini kombinatsioon. Kodeiin on siis opioidne valuvaigisti. Ta on seal suhteliselt väikeses doosiis, aga tõenäoliselt on see kodeiini osa peavalu, migreeni peavalu toimib. Kofeiin on nüüd selline naljakas asi, et paljudel inimestel võib kofeiin olla siis migreeni peavalusid soodustab, aga on mõned inimesed, kes saavad sellest abi. Et siis üldiselt igasuguste ravimitega on see, et kui neid tarvitada ettenähtud juhul, siis ettenähtud doosides, siis nad pikaaegselt probleemi ei võiks. Nii. Sellest me korraks rääkisime, et poisslastel võiksid peavalud teismeeas ära kaduda, et kui on alanud 3-aastaselt ja praegu on juba 9. Aga kas võivad ja kas võivad kunagi hilisemas elus tagasi tulla? See oleneb natukene sellest peavalu tüübist, kui me räägime migreenist, siis võiks olla see, et päris paljud poisid saavad sellest hilisteismelise eaks lahti, aga inimesel võib elu jooksul tekkida juurde teistlaadseid peavalusid küll ja see ei ole ka võimatu, et tal hakkab siis mingil ajal võivad migreeniga seotud peavalud siis tagasi tulla. Nii, küsimusi aina tuleb. Kas peavalud, Kadri, võivad vallanduda ka peale peatraumat? Natuke me alguses sellest rääkisime. Trauma 3-aastasel tüdrukul, 5-aastaselt peavalud iga haigestumise eelselt ning ka aeg-ajalt vahepeal. Kas selle lapsega peaks perearstile pöörduma? Vastus mõlemale küsimusele on jah, et peatrauma järgne, ütleme nii, et kui peatrauma on olnud selline oluline, et näiteks selline peatrauma, millega on vähemalt pöördutud haiglasse, nii väike laps tõenäoliselt võetaks ka jälgimisele, et kui on selline oluline peatrauma, mitte lihtsalt, et väike laps on nagu muu otsa ette saanud, siis peavalu on kõige sagedasem sümptom, mis sellise trauma järgselt jääb. Aga et kui sellised peavalud esinevad niimoodi provotseeritud, siis haigusega seoses, et siis kindlasti võiks esialgu oma perearstiga nõu pidada
et me tahaksime teada seda, et kui tugevad need peavalud on, kui palju need last häirivad, et kas midagi peaks selles ravi osas just ette võtma. Aga jah, peavalu provotseerib faktor, võib peatrauma olla. Mulle väga meeldis, kuidas sa rääkisid laste peavalude puhul samamoodi pre- ja posttraumis ja kuidas seda paremini ära tunda. Aga kuidas pre- ja posttraumis last aidata, kui ta on võib-olla ärritunud, väsinum, unisem, ei tunne ennast ise päris endana, kuidas sellist last aidata, kui on teada, et tal on migreenihood? Üldiselt kõige paremini võiks aidata selline rahulik keskkond, et olenevalt siis sellest, et kas on eeldatavalt siis see protraumi või posttraumi osa. No näiteks, et on tegemist siis sellise väikese noormehega, kelle ema saab aru, et tal suure tõenäosusega tuleb migreeni peavalu, siis ta näiteks ei peaks minema trenni ennast liigselt nagu pingutama. Et niimoodi värskes õhus muidu liikumine, aga võib-olla nagu jalgpallitrenn, kus on suur oht teiste lastega, poistega kokku põrgata, et see siis kõrvale jätta. Ja kui on vähegi võimalik, siis näiteks koolitöid või mingisuguseid pingelisemaid asju sättida niimoodi, et need ei lange siis sellesse samasse perioodi. Et ka vaimne pingutus on pingutus. Aga üldiselt mida me veel saame vanematega teha, on olla toetav, olla mõistev ja siis ka rääkida oma lapsega ja küsida, et kuule, mis sa ise arvad, mis sind aitaks? See on nii ilusasti öeldud, kuidas suunata lapsi paremini oma peavalusid ära tundma. Kui nad on juba sellised, kes natuke rohkem võib-olla peavalust ise aru saavad kui 3-aastane. Just, et selline varateismeline vanus tegelikult on päris hea aeg nagu alustada neid vestlusi, et just selles osas ja võib-olla ka nagu tütarlastega, et on suur tõenäosus, et see jääb ikkagi pikaks ajaks saatma, et mis asjad need on, mida me siis ise või koos saame ette võtta, et see ei oleks nii häiriv ja elust suurt tükki ära võtaks. Ja eriti võib-olla, kui vanemal endal on ka migreenid, et siis see oma kogemuse jagamine ja hirmu maha võtmine, et see eelviimane slaid, mis sul oli, et migreeniga vist veel üks enne või veel üks enne, vist veel üks enne. Et see, kuidas me hakkama saame, see on meie enda valik. Aga üks küsimus tuli siit selle kohta ka, et millised need toidulisandid on, mida migreenidega lapsele soovitada? Ja kas nendel on ka mingid kogused? Mida ma siin tahan eriti rõhutada, on see, et ainuke toidulisand, mida ma soovitan lastele, kellel ei ole diagnoositud ühegi vitamiini ega toidu või siis makro- või mikroelemendi puudust, on D-vitamiin. Et need preparaadid, mis on siin välja toodud, ma vahepeal vaatasin, et küsimus oli ka selles, et kas on tõesti vitamiin B2, et need on ikkagi nii-öelda ravipreparaadid. Et need minu soovitus ei ole ühtegi toidulisandit kasutada, ainult D-vitamiini juurde manustada siis talvisel perioodil. Et küll aga, mida me näeme päris paljudel peavaludega lastel, on see, et neil on vitamiinide tasemed madalad, aga enne juurde manustamist peaks olema see kindlaks tehtud. Ehk siis, mis on vähemalt minu keskuses töötavate lasteneuroloogide tava, et me hindame lastel rauavarusid, B12 vitamiini taset,
siis foolhappetaset, mis on samamoodi üks siis B-grupi vitamiin ning D-vitamiini taset ja me soovitame juurde manustamist sellisel juhul, kui on puudus. Muudel juhtudel piisab siis mitmekülgsest toitumisest, kuhu kindlasti peaksid kuuluma rohked köögiviljad. Selge, ma loodan, et jäi kõikidele ka meelde, et kindlasti meie postitus kokkuvõttena kirjutame ka üle, et niisama toidulisandeid sisse võtma ei tasu hakata. Aga üks väga oluline küsimus veel, aga enne küsin veel seda, et kui me rääkisime natuke traumajärgsest peavalust, aga kui lapsel on mingi sekundaarne mure, näiteks depressioon ja võib-olla veel midagi ja ta on juba mingi ravimi peal, aga peavalud on ikka ka. Ja neid ravimeid, valuvaigisteid igapäevaselt ja iganädalaselt saab päris palju ilma selleta, et tegelikult laps ise muidu saaks midagi teha, kui valuvaigistit ei ole. Mida siis teha? Kuidas siis seda peavaluga last paremini haidata? Selline juhtum kahjuks ei ole harv laste neuroloogini pöörduv patsient, eelduslikult tegemist teismelisega. Et selle puhul tulebki siis kaaluda või ütleme nii, mitte isegi kaaluda, vaid kindlasti rakendada sellist multimodaalset mitmekülgset peavalu ravi. Esimene küsimus loomulikult on see, et kas patsiendil, kas need ravimid, mida talle on siis kirjutatud või mida ta on ise võtnud, on käsimüügiravimeid või need on välja kirjutanud arst, kas need on siis migreenihooravimid, kas need on migreenihooravimiseks sobivad ravimid, siis arvestades sagedast valuvaigisti, ütleme, et juhul, kui tegemist on siis kas paratsetamooli ibuprofeeniga, võib olla tekkinud ka ravimite liigsest tarvitamisest lisandunud peavalu. Ehk see kõlab sellise patsiendina, kes vajaks kombineeritud ravi, tõenäoliselt siis migreeni ennetavat medikamentoosset ravi ehk siis ravimite ühest 3 põhigrupist. Lisaks alloleva meeleoluhäire tõttu kindlasti ka regulaarselt psühholoogilist toetust, abi ja teraapiat ja siis võimalikult palju ka siis elustiilifaktorite ülevaatamist ja korrigeerimist, et selliselt kompleksselt tuleb läheneda ja kindlasti on see, et see ei ole selline kiire protsess. Et võtab aega, aga aeg-ajalt tasapisi, niimoodi iga päev tasapisi annab meile väga hea tulemuse, et kui iga päev natukene midagi, siis me oleme aasta pärast palju paremas kohas. Ja sa mainisid ka ja see viimane küsimus, mis ma küsida tahtsin, oli just ravimite liigtarvitamisest tekkinud peavalu kohta. Et me oleme palju rääkinud erinevates eelnevates webinarides sellest, et millised on täiskasvanute puhul need kriteeriumid. Aga kuna ma eeldan, et meid on palju kuulamas tegelikult täna vanemaid, kes ilmselt jälgivad ka oma laste puhul laste peavalusid ise siis kasutades peavalupäevikut või andes lapsele valuvaigistit õigel ajal ja õiges koguses, siis mis need kriteeriumid lapse puhul on? Kas sa pead silmas seda, et kui tihti või kui palju? Kui tihti ja kui palju ja kas me kodeinist juba rääkisime, et migreeni puhul sellest väga suurt tolku ei ole, aga et kas on mingid ravimid, mis üldse ei sobi? Lastele valuvaigistiks ei sobi aspiriin ühe õnneks harva esineva, aga tõsise sündroomi tõttu, ehk lastele aspiriini ei soovita anda. Lisaks ilma arstiga konsulteerimata
Mina isiklikult ei soovitaks mitte ühelegi lapsele kombinatsioonpreparaate, eriti selliseid kombinatsioonpreparaate, mis ei ole, ütleme niimoodi, Eesti apteegivõrgust. Et palju, nüüd võib-olla küll viimasel ajal vähem, üle piiri tulevad erinevad preparaadid, kus võib olla näiteks 4-5 toimeainet, et neid mitte tarvitada. Aga muidu selliste nii-öelda nende esimese astme ravimitega, ibuprofeeni ja paratsetamoliga on see, et neid kindlasti ei tohiks kasutada rohkem kui pooltel päevadel kuus. Ma tahaksin arvata seda, et kui ühel väikesel inimesel on selline peavalu, mis vajab ravimit juba pooltel päevadel kuus, on tema vanemad temaga juba arsti juurde pöördunud. Mis on üks mure koht, on küll teismelised, kes on juba mingil määral iseseisvad. Näiteks, mida me siin Tartus näeme, on siis sellised noorukid, kes on tulnud veidikene kaugemalt ise Tartusse keskkooli, elavad üksinda. Et nendele võib küll olla seda, et pea valutab, ma võtan selle ibuprofeeni ja nii edasi, et võibki tulla näiteks, et neid ravimiga päevi on kuus, 25. Et kindlasti alla pooltel päevadel kuus, siis triptaane ei tohiks kasutada rohkem kui 9 päeval kuus. Ehk siis üks sõnum ongi see, et kui on juba näha nii suurt ravivajadust, siis on number 1, kui see laps ei ole varem arsti poole selle tõttu pöördunud, pöörduda arsti poole ning kui on pöördunud, siis pöörduda uuesti. See tähendab seda, et midagi on vaja muuta. Nii hästi kokku võetud tänane webinar ja kõik olulised asjad tegelikult öeldud. Kadri, nii palju küsimusi jäi tegelikult vastamata ja nii palju teemasid jäi üles. Et kas sa oleksid nõus tulema rääkima laste peavaludest ühe korra veel paari kuu pärast? Ja võime rääkida ka mitmeid kordi, et tegelikult üks väga põnev laste peavalu või laste migreeniga seotud valdkond jäi üldse täna puudutamata, et need on siis migreeniga seotud lapseea sündroomid. Väga põgusalt jõudsin küll vestibulaarset migreeni mainida, aga siis on ka mõningaid teisi seisundeid, mis lastel hilisema elu migreeniga seostuvad, mida siis võib olla ka hea tähele panna ja kui on mingisugused küsimused, millele veel saan vastata, siis väga hea meelega. Suurepärane, nii et me kohtume peagi jälle ja aitäh sulle selle tänase koos veedetud tunni eest. Ma loodan, et kõikidel oli tore ja ilusat tarkusepäeva, mis on neljapäeval ja ilusat septembrit ja algavat kooliaastat. Aitäh! Nii, ja head lugelemist! Head lugelemist! Kõike head!